USA luureraportile viidates on välismaised ajakirjandusväljaanded väitnud, et Venemaa võib korraldada Balti riikides või Poolas provokatsioone, mille eesmärk on panna proovile NATO ühtsus. Poola juhid on kinnitanud, et selliseid ohuhinnanguid võetakse tõsiselt. Muretsemiseks on ikka alati põhjust, et Venemaa on väga ettearvamatu riik ja tal läheb praegu sõjaliselt suhteliselt kehvasti Ukrainas ja alati on tegelikult olnud see mure, et kui Venemaa hakkab seda sõda kaotama, siis ta võib vastuseks sellele siis otsida võimalusi näiteks läänele surve avaldamiseks mujal. Meelis Oidsalu ütleb, et midagi senisest rohkemat ei suuda Venemaa praegu teha ning kergemaid provokatsioone on tehtud juba palju. Balti riikides ja Poolas on Vene sõjalised provokatsioonid juba ütleme aasta otsa uus reaalsus, et siin ei ole mõtet ohuhinnangust rääkida. Meil on eelmisest aastast siin, meid on lennukitega siin provotseeritud, relvastatud mehed on käinud Saatse Saapas, Poolasse lendasid paarkümmend Vene sõjadrooni, et see sõjalise provokatsiooni oht ei ole mingi oht, see on reaalsus, aga suuremat sõda keegi ei ennusta ja seda tõenäoliselt ei tule ka. Lisaks on Venemaa ähvardanud anda Eesti, Läti ja Leedu ÜRO rahvusvahelisse kohtusse siinsete venekeelsete kohtlemise pärast. Samuti valmistuvad Balti riigid venelaste massiliseks deporteerimiseks. Selliseid artikleid saadavad Venemaa ajakirjanduse meeldetuletused, et Venemaal kehtib nüüd seadus, et relvajõude võib kasutada oma kodanike kaitseks välismaal. Infosõda, nendib Meelis Oidsalu. Venemaa on viimase poole aasta jooksul märgatavalt eskaleerinud infosõda Baltikumi suunal. Neid eskalatsioonilaineid on ka varem esinenud. Need ei ole alati lõppenud mingisuguse teoga. See foon on olnud pikka aega selline väga negatiivne, et ma ausalt öeldes selliseid eraldi võetuna Venemaa mingid sõnumeid või muid algatusi, mida seal tehakse, ei võtaks väga tõsiselt, sellepärast et see võib vabalt olla ka selline siseriikliku propaganda osa. Peaminister Kristen Michal selgitab hoiatavaid luureraporteid nii. Millest jutt tuleb, on väga lihtne. Arvestus on ju see, et kõik näevad, mis Venemaal toimub. Sul pole mitte ainult kütusekriis enam perifeerias, vaid ka suurtes metropolides bensojaamad põlevad, bensotehased või sellised kütusetehased lendavad õhku, sadamad põlevad, Putin keerab sidet maha, paneb Telegrammi kinni, muutub järjest paranoilismaks, oma rahvas ei ole enam rahul. Kõik küsivad, et mis nüüd edasi saab ja see ongi see, millest tuleb see jutt, et küllap ta otsib jälle järgmise võimaluse, kus provotseerida. Peaministri sõnul sai Eesti praegu Ankaras toimuvalt NATO tippkohtumiselt kinnitusi alliansi ühtsusest. Eesti, Läti, Leedu ja Poola kaitsekulutusi olevat toodud eeskujuks ning lepiti kokku Balti õhuturbemissiooni muutmine õhukaitseks, mis muudab erinevatele olukordadele reageerimise kiiremaks ja kindlamaks, jättes otsustusprotsessidest välja poliitikud.